Tere tulemast Teemikitsuune taratuppa. Tahan täna sinuga jagada üht huvitavat numeroloogilist süsteemi, mille juurde on mind viimasel ajal juhatatud ja millest ma vaimustusse sattudes olen siis hakanud infot koguma ja tahan endale see süsteemi selgeks teha. On erinevad Eesti numeroloogid ka kasutanud või viidanud sellele süsteemile. Nimelt Kaldea süsteemist käib siis jutt, mis on üks vanemaid tuntud numeroloogilisi süsteemi, mille juured on siis seotud Kaldea ehk Babyloonia piirkonnaga, tänapäeva Iraak. Ja erinevalt siis Pythagorase numeroloogiast, mida me rohkem teame ja tunneme, ei omista siis Kaldea süsteem tähtedele numbreid tähestikulises järjekorras, vaid vibratsiooni järgi. Ja see oli nüüd see, mis mind kõige rohkem kõnetas, et kui sünnidaatum ja saatuse ehk elude number on nagu fikseeritud, seda ei saa muuta, siis mõte, et alfabeet ei ole mitte määrav, vaid tähtede ja häälikute vibratsioon ja kõla kõnetas mind väga palju. Ja leidsin ka üht-teist muud huvitavat. Ja olen siis nii-öelda saanud materjali inglisekeelsest allikatest, aga tänu AI olemasolule olen siis ka nii-öelda kolmandatest keeltest veel, mida ma ise üldse ei valda, vaid AI abil tõlkides ja inglise keeles esitatud materjalidega võrreldes siis analüüsinud olen, siis võingi öelda, et ka Kaldea süsteemi sees on väga palju erinevaid lähenemisi. Aga see, mis ma siia teie jaoks nüüd kokku olen pannud ja kust ma nüüd ise edasi õppima hakkan ja edasi lähen, ongi siis pigem nii-öelda minu enda tunnetuslik osa, kus ma olen siis valinud välja selle, mis minu jaoks tundub õige. Et te saaksite aru, et ma olen tõesti algaja sellel teel, siis siin on Kaldea numeroloogia põhjal koostatud üks numeroloogia kaart ja seda nimetatakse siis numeroskoobiks. Ja mina olen siis tegelikult ainult seal kõrgema mina sektori juures, mille ma olen endale siis täielikult selgeks teinud. Ehk siis see noolega näidatud kolmnurgakesel üleval vasakul, mis siis keskendub sünni daatumile ja sealt saadavatele andmetele. Ja nagu sa näed, siin tegelikult on veel palju edasi mul õppida ja areneda, ehk siis ma tunnen ennast umbes nagu Alice imedemaal, kes on jäneseurgu või küüliku-urgu sisenemas ja palju uut ja imelist on siis avastamist väärt. Ja kindlasti on muidugi väga heaks aluseks see, et ma olen ka eelnevalt numeroloogiaga üsna põhjalikult juba tutvunud erinevate kanalite kaudu. Võib-olla kõige rohkem siis tooksin välja ikkagi seda numbrite keele kanalit ja Merikest, kes on siis nii-öelda need varasemad süsteemid aidanud mul paika loksutada ja seoseid luua ja Kaldea süsteemis on ka väga palju äratundmist, aga siin on ka sellised lisanüansse, mis muudavad selle analüüsi veel põnevamaks. Ja nii nagu ma ka varem olen rõhutanud, siis see on lausa müstika, kuidas kõik need erinevad süsteemid ja eneseanalüüsi meetodid tegelikult räägivad ühte sedasama keelt, võib-olla natukene erinevast vaatenurgast,
aga põhimõtteliselt igaüks annab nagu väikese killukese juurde ja see enese tundmaõppimise tee on selle võrra põnevam. Nii, et mis selle numeroskoobi eesmärk on, et see kaart näitab siis, mida inimene oma sünniga sellesse ellu kaasa on toonud ning milliste teemade ja väljakutsetega ta selles elus tegeleb, mis on nagu mulle väga kalde ja süsteemi juures meeldib see, et siin on nagu selgelt jaotatud ka ära see saatuslik osa ja inimese enda valikute osa. Ehk siis mingid numbrid on need, mis kannavad eelmiste elude energiat, on siis nii-öelda kas karmaatilised kingitused või kohustused midagi parandada. Ja karma ei tähenda ainult negatiivset. Ma jõuan kindlasti ka selleni, et oma näite puhul siin välja tuues, kuidas siis nii-öelda karma võib ka hoopis midagi positiivset tähendada. Ja mul on siin kogemata jäänud sisse, et vasakus üleval nurgas, ma ükskord parandasin selle ära, et vasakus ja peegelpildis nägin seda, mitte paremal, vaid vasakus üleval nurgal on siis see kõrgema mina sektor, millest ma praegu räägin. Ja sünnidaatumi järgi siis saabki selle kõrgema mina sektorist teada, et mida inimene on hinge tasandil sellesse ellu kaasa toonud. See määrab ära, milline oleks inimese elu siis, kui ta oleks nii-öelda puhas leht, kui tal ei oleks seda nime energiat, vaimset energiat, et ainult siis kuupäevaga seotud. Et jällegi siit tuleb selline huvitav lisamõte siia juurde, et vanemad lapsele nime valides, no sa tead võib-olla ka enda nime saamislugu, on sageli mitmete otsuste ees, on mitu nime varianti, aga lõpuks siis ikka tunnetuslikult valitakse üks nimi välja ja mõnikord võib-olla ka see perekonnanimi, et kumb siis valida või mis täpselt jääb või mõlemad. Et näiteks enda näite puhul siis minu vanemate otsus oli see, et abielludes isa võttis ema perekonnanime ja minu nii-öelda inimmina kaardi osa oleks hoopis teistsugune olnud, kui oleks isa ikkagi enda nime alles jätnud ja mitte midagi siin ilmas ei ole juhuslikku, nii et järelikult nii pidigi olema. Ja hästi hämmastav on see, et kuidas nii-öelda erinevad sünkroonsused numbritest välja tulevad ja olen siin mitu päeva tõesti nagu väike laps seda uurinud ja imestanud, et kui palju nii-öelda kokkulangemusi ja huvitavad võib ikkagi numbrite kaudu enda kohta välja lugeda. Nii, see kõige suurem osa siin kaardi peal on siis nii-öelda see inimmina ehk siis nimekeskne, näitab, mida inimene selles elus kogeb ja kuidas siis nimi neid kogemusi mõjutab. Ja kindlasti ka kaldejasüsteemis on siis arutusel olnud see, et millist nime siis vaadata. Kindlasti kõige olulisem on siis see nimi, mis on sul sünnitunnistusel. See kannab siis nii-öelda kaasasündinud vibratsioone ja sinu teed. Aga ükskõik mis nimevahetuse käigus saadud uus nimi toob siia juurde nüansse, kuid ikkagi me ei saa unustada seda, et see sünninimi on niivõrd tähtis, et selle nii-öelda mõju jääb siiski inimest terveks eluks saatma. Nii, mida siis veel analüüsitakse? Et need teisi kastikesi, seal on neid erinevaid veel. Ütlen ausalt, nendel ma veel ei ole jõudnud, aga seal kindlasti väga-väga palju põnevat mind ootab ees.
et seni mul ei ole head põhjalikku eestikeelset materjali, mis nagu täielikult seda kaarti kajastaks, õnnestunud leida. On küll neid numbriseletusi, Eesti numeroloogid on natukene kajastanud seda ja kasutanud, aga just see kaart, mis mind nagu praegu kõige rohkem kõnetab, see püha geomeetria. Nagu te näete, siis siin on kolmnurgad, ringid, ristkülikud ja igasugused muud geomeetrilised kujundid siis esindatud. Et võib-olla ma leian midagi, aga praegu mulle tundub, et jah, et ma pean sellist kaevamistööd tegema veebis ja võõrkeelsest materjalist infot otsima. Nii, mida siis kaldea süsteemis analüüsitakse? No tegelikult tavalise numeroloogiaga sarnaselt ikkagi see elutee ehk saatuse number on oluline, mis saadakse siis sünnikuust, aastast ja päevast. See esindab siis keha keskkonda ja näitab tingimusi, milles inimene sünnib ja mille sees peab ta siis tegutsema. Eraldi vaadatakse ka sünnipäeva arvu ehk siis see näitab keha loomulikku väljendust või tegelikult seda, kuidas inimene instinktiivselt toimib või mis on tema nii-öelda see isiksuse olemus. Ja no tegelikult vaadatakse kuud ja aastat ka veel eraldi, sellest ma varsti ka natuke räägin, mida ja kuidas see mõjutab. Nime puhul siis loomulikult täisnime arv on oluline, mis esindab siis hingekeskkonda või saatust ja kirjeldab suuremat elulugu ja laiemat eesmärki. Võib vaadata eraldi eesnime arvu, mis näitab hinge sellist loomulikku väljendust, et kuidas inimese sisemine olemus end maailmale näitab, aga ka nii-öelda seda sisemist olemust näitavat täishäälikust, mis nimes on. Nad kirjeldavad siis tajumist, uskumusi, emotsioone ja muud sellist. Ja täisnimes olevad kaashäälikud kokku arvutades näitavad siis välismeelt ehk siis kirjeldavad loogikat, arutlusvõimet, otsuste tegemise viisi meile. Ja mis on nüüd eriti huvitav, mulle väga meeldib see, et see kaldea süsteem võimaldab elutee numbrit väga palju laiemalt analüüsida. Et selles süsteemis arvutatakse välja väike elutee number ja suur elutee number. Ja siin vaadatakse alati nii-öelda seda kahekohalist numbrit, aga ka seda juurnumbrit või ühekohalist numbrit, milleks siis on taandatud ja sageli nende kahe numbri mõju koos siis mõjutab. Väike elutee on siis hingetuum, sügavem olemus või igapäevaselt kogetav energia ehk siis see, mis on saatuse poolt sulle argipäevaks määratud, et kuidas sa elad ja toimid siis argipäevas. Suur elutee, mis muutub nähtavaks või käivitub alles pärast 36. eluaastast, andes seal vaikselt nii-öelda märku ja siis võib-olla seal 50. eluaasta juures siis nii-öelda täis poweri saab, on siis kõrgem potentsiaal, suurem eluteekond ja saatuslik siis arengusuund. Nii, aga nüüd siis ma enda näitel näitan, kuidas seda siis arvutada ja mida see siis tähendab, et kõigepealt siis väike elutee. Väikese elutee arvutamiseks tuleb nii päev, kuu kui ka aasta, mil sa sündisid, taandada siis juurarvuks. Ehk siis minul on päev 7, see on ühekohaline, jääb selliseks, nagu see on. Detsember on 12. kuu, 1 + 2 võrdub 3. Ja aasta numbrid siis liidame ükshaaval kokku, 1 + 9 + 7 + 5, saame kõigepealt siis kahekohalise 22 ja taandame juurarvuks ja see saab siis 4. Ja väikese elutee numbri arvutamiseks liidangi siis kokku 7, 3 ja 4
saan 14 ja 14 1 + 4 võrdub 5. Et tegelikult tuleb see juurarv mõlema variandi puhul üks ja seesama, aga see number, mis seal ees on, tuleb siis, võib tulla, aga mõnikord võib ka kattuda. Aga tavaliselt tuleb ta erinev. Nii et minu väikese elude number on siis 14 ja 5. Ja see vibratsioon on siis seotud sellega, et minu ülesandeks on kõigiga läbi saada, sotsiaalsete oskuste arendamine, võrgustike loomise oskus on numbritesse kodeeritud, nii-öelda asjade liikuma panemise või algatusoskus ja kõrge energiatase on mulle siis kaasa antud. Ja tähendab seda ka, et on kaasa antud numbritega siis potentsiaal saada heaks kõnelejaks, sest 14.5 vibratsioon on seotud suhtlemisega ning eriti faktipõhise suhtlemisega, ehk siis see õpetaja roll tuleb ka siit välja. Küll aga võib selline väike elude number viidata seda, et elu alguses võib olla majanduslikke raskusi. Minul on see üsna pehmel viisil läinud, et päris lapsepõlves oli üsna nii-öelda heades tingimustes. Meil oli ikkagi oma selline peaaegu, nii palju kui nõukogude ajal seda talulikku elulaadi sai teha, loomad ja nii edasi, puudust millestki ei olnud, aga kui tuli see murranguaeg, Eesti taasiseseisvumine, siis kõik muutus. Mu vanemad olid juba siis 50+ ja nii-öelda pensionini ei olnud enam kuigi palju aega, töökohtade kaotus, elu maal hääbus, isa võttis riski, tõi pere sünnikohta tagasi. Me elasime aastaid Eesti teises nurgas, et see kolimine oli seotud väga paljude isiklike faktoritega, mida ma siin praegu lahkama ei hakka. Aga see oli tõesti nii-öelda väga huvitav protsess, kus rahad olid sõna otseses mõttes otsas. Ainuke pere sissetulek oli 25 krooni siis juba, mis oli toona siis minu õe puuderaha. Mul on sügava puudega õde ja selle ees me saime siis nii-öelda väga minimaalselt lubada, et kõik muu oli siis nii-öelda omal kasvatada. See periood ei olnud pikk, see võis olla 2-3 aastat, kus siis tõesti mäletan, et ei olnud raha osta suhkrut ega soola, harjusin nii-öelda loomuliku maitsetega, suhkrut asendasid metsamarjad ja nii edasi. See oli väga lühike periood, aga minu mälestus sellest on, et ma ei ole kunagi nii häid toite söönud kui siis, sest mu ema ikkagi panustas maksimaalselt ja sellest ajast saadik ma siis nii-öelda tunnen, kuidas sool on toidusurm. Et selle mõne aastaga nii-öelda nagu organism hakkas nautima seda, millised on need loomulikud maitsed. Ja tõesti see jalule saamine, aga isa perepeana ikkagi vedas meid välja ja tegelikult see ei olnud kuigi pikk, aga jah, tõesti sellise majanduslikke raskusi olen kogenud, aga olen ka teist äärmust kogenud, kus millestki ei ole puudus. Nii, ja 14 siis number koosneb numbritest 1 ja 4. Ka need eraldi võib vaadata ja need annavad siis juurde ettevõtluse ja nii-öelda liidripositsiooni. 4 on seotud ka uuenduslikkusega ja number 1 kannab ka võitleja mentaliteeti. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, siis nende numbrite järgi võiksin ma saada suurepäraseks müüjaks või ärijuhiks, kuigi tegelikult võib-olla teiste numbrite mõjul nagu.
seda soovi mul endal üldse ei ole. Nii, see oli siis väike elude number. Elude number arvustatakse siis klassikalisel moel, nagu siin tavanumeroloogias olete siis näinud, et lihtsalt ükshaaval kõik numbrid kokku liita ja siis vaadatakse seda kahekohalist numbrit ja siis juurarvu. Ja minul on see siis 32,5. Ja see on siis peamine saatuse number ja kui selleks tuleb siis kokku vibratsioon 32,5, tähendab see seda, et nagu ma siin ka alguses ütlesin, mõned numbrid võivad tähendada hoopis siis nii-öelda karmaatilist tasu varasemates eludes tehtud heade tegude eest. Et suure tõenäosusega olen ma midagi eelmises elus väga õigesti teinud ja selles elus siis nii-öelda paljud minu unistused täituvad ja tunnen siis nii-öelda nagu tugevat inglikaitset. Ja minuga on siis koos selle kombinatsiooni järgi maa 5 elementi, maa, tuli, vesi, tuul, õhk ehk ja vaim ehk siis see 5. element, see eeterlik allikas, kui seda niimoodi võiks öelda, et ma nii-öelda meenutades seda tuntud Märulimäe filmi 5. element, mis kunagi oli minu ja on praegugi tegelikult üks lemmikfilme, siis ma vahel naljaga pooleks olen öelnud, et mina olengi see 5. element. Ja nii naljakas kui ka see ei ole, siis tundub, et numeroloogia kinnitab siis seda. Ehk siis võimas naisenergia. Ka see vibratsioon viitab sellele, et on sotsiaalsed oskused, kõnelemisoskus, kirjutamisoskus kaasa antud numbritega ja võime pidada suurepäraseid kõnesid tuhandete kuulajate ees, isegi ilma ettevalmistatud tekstita. Siia ma tahan kohe juurde lisada, et tegelikult see võime tuleb endas avastada ja selleni tuleb jõuda. Sageli ma ka oma õpilastele räägin ja küsin nende käest, et mis te arvate, mis oli kooli ajal minu kõige suurem hirm. Ja väga vähesed oskavad pakkuda või tulevad selle peale, et see võis olla siis nii-öelda klassi ees esinemine. Ja mul on tavaks oma hirmudega võidelda nii, et ma panen ennast situatsiooni ja astun nii-öelda hirmule vastu ja vaatan hirmule silma. Ja see on ka üks põhjuseid, miks ma õpetajakoolitusse läksin ja õpetajaks hakkasin. Ja nüüd võin tõesti öelda, et ei ole mingeid probleeme esinemisega. Olen juba üle 20 aasta tegevõpetaja olnud ja ei ole ka mingit probleemi tundi täita. Kui antakse teema, siis ütleme, et ettevalmistamata tund on nagu selles mõttes ikkagi igav, et siis on nagu õpilastel võib-olla vähe seda tegevust, aga loengu pidamise puhul tund-paar ükskõik kui suurele publikule ettevalmistamata, ükskõik mis teemal rääkida, ei ole mingi probleem. Nii et läbi eneseületamise varjutöö olen ma siia jõudnud, et see ei olnud mul kohe olemas, sellega pidi tegelema. No, ma ei oska öelda, tark, intelligentne, nutikas, tead, kuidas äri üles ehitada. No see äri pool, see tundub mulle praegu veel võõras. Ma ei oska sellesse kuidagi suhtestuda. Ma ei ole varem sellele mõelnud, aga kes teab. Igal juhul 32,5 energiatase on selline, mis aitab nii-öelda unistusi ellu viia. Ja annab ka nii-öelda kirjutamisoskuse ja kirjaliku eneseväljenduse oskuse. Võib-olla sellepärast ka olen luulekogu autor ja praegu tegelen ühe romaani, nokitsen selle kallal kirjutamisega.
Nii, aga alati, mis numeroloogia juures mulle väga meeldib, on siis see, et on positiivne ja negatiivne ja selleks, et positiivsesse jõuda, pead sageli negatiivse ületama. Ja eks neid negatiivseid külgi võib-olla ei taha endale tunnistada, aga mingil ajal tasakaalust väljas olles võib tõesti see nagu välja paista, et kui 32.5 on tasakaalust väljas, siis võib natuke kiidelda, ennast esile tõsta või liiga palju rääkima ja lobisema hakata. Et ei ole keegi patust puhas, mõnikord ikka juhtub. Ja lisaks kipuvad veel tasakaalust väljas olevad 32.5 inimesed kogema liiga palju rahalisi tõuse ja mõõnu ja majanduslik olukord võib olla siis ebastabiilne, et on ka seda elus ette tulnud. Aga üks mõte, mida ma võib-olla siis ka enne kui jätkan siia juurde toon, on siis see, et no kas või võtame Harry Potteri näite, kus kas oli Olander või mis oli selle võlukeppide poe müüja nimi, kes Harry Potteri küsimuse peale, et mida see tähendab, et Voldemortil oli siis ka nii-öelda võlukepp, mille see südamik või see energia või see sulg oli samalt linnult või fööniksilt võetud, siis see müüja vastas niimoodi, et see tähendab seda, et mõlemad, nii Potter kui ka Voldemort on määratud tegema suuri tegusid. Voldemort küll halbu, aga suuri. Et selles ei saa kahelda, ehk siis see ongi, et mida sa valid, negatiivse või positiivse tasakaalu või tasakaalust väljas. Et see, kui energia on üks, ei tähenda seda, et sa tingimata peaksid kartma, et sa muutud samasuguseks halvaks, et Harry Potter ja Voldemortiks ei muutunud. Et ma toon siia nagu sellise näite ka, et olles siis nii-öelda oma hingemissiooni numbreid uurinud ja võrrelnud erinevate esivanemate ja kuulsustega, siis minul, Maria Underil ja Adolf Hitleril on täpselt üks ja seesama hingemissioon, 13, 11, 6. See ei tähenda, et me oleksime kõik ühteviisi halvad, nagu Hitler oli oma tegudega. Inimene ei saa kunagi halb olla, inimene saab halbu ja häid tegusid teha. Inimene on neutraalne. See, kui ta on tasakaalust väljas, see on tema enda arenguteel olemine. Lihtsalt need valikud on mõnikord halvad. Ja see näitabki seda, et kuidas siis nii-öelda üks tasakaalust väljas võis tervele maailmale liiga teha. Ja Maria Under luuletajana siis väga palju ilu luua ja helge hing olla. Et selles mõttes on mul nagu Maria Under alati selline emotsionaalne eeskuju olnud naisena. Aga tundub, et sellel teemal ma praegu vist pikemalt rääkida ei taha, sest võib-olla olete ka varem kuulnud, et kui kurgutsakra kinni pannakse, et siis nii-öelda umbes kõrgemalt poolt patsutatakse õlale ja öeldakse, et ei ole sellel teemal veel aeg rääkida. Jätame selle siis sinna. Et see mõte, mis ma tahtsin edastada, oli siis see, et on nii-öelda tasakaalus energia ja tasakaalust väljas olev energia ja sinu ülesanne enesearengu käigus on see energia tasakaalu viia ja valida hea pool. Nii, aga jätkame kaldea numeroloogia. Läheme siis nime juurde. Mis on kaldea numeroloogia puhul veel huvitav, on see, et seal rõhutatakse ka just nimelt, et see nimi, mida kõige aktiivsemalt kasutatakse, et see on kõige mõjukam. Et naiste puhul eriti on siis see sünninimi, abielludes saadud nimi, aga mõnikord võib olla ka hüüdnimi olulise tähtsusega.
No sünninimi näitab igal juhul sünnipärast mustrit, kaasa saadud andeid, algset vibratsiooni, millega inimene siia tuli ja seda peetakse siis sageli kõige sügavamaks kihiks. Praegune nimi, kui nimi on muutunud, nagu minulgi, siis näitab seda, kuidas ma praegu maailmas ennast väljendan, millist vibratsiooni ma igapäevaselt kannan, millised on mu kogemused, mida ma endale ligi tõmban ja kuidas teised mind tajuvad. Ja nagu ma ütlesin, siis kaldea numeroloogia puhul mulle väga meeldib siis see, et nad on tähti vibratsiooni järgi siis jaotanud, et mitte alfabeetilises järjekorras. Et minu jaoks ka see hääle teema on hästi oluline, see kõla teema. Et viimasel ajal on mul väga palju eelmiste elude mälestusi meelde tulnud. See hamburi täiskuuga käivitunud protsess on mind sõna otseses mõttes raputanud ja ma mõistan sügavalt, miks ma aastaid häbenesin oma häält ja inetuks pidasin ja ei julgenud kõva häälega rääkida. See on seotud tegelikult nii-öelda eneseväljenduse või oma mõtete edastamise hirmuga ja traumaatiliste kogemustega eelmistest eludest. Ja tegelikult see hääle teema on ka selline huvitav, et minu isapoolses suguvõsas, ma arvan, et see on isa-ema liini kaudu, ongi väga huvitav hääletämber. Et ma ei ole mitte kuskil, mitte kellelgi sarnast hääletämbrit kohanud kui minu isal ja tema vendadel, tema õel ja tema emal ja ka minul on. Ma ei oska kirjeldada seda, mis on teistmoodi, see on tunnetatav, aga seda ei ole võimalik mitte ühegi teise hääletämbriga segamini ajada. Et see on niivõrd originaalne ja nii teistmoodi. Et tõenäoliselt see hirm erineda, mis just teismeeas eriti välja toob, et sul on, ma olin üleüldse ebastandardne, ma olin sündides liiga väike, teismelisena liiga pikk, liiga teistsuguse häälega ja nii edasi. Ma ei mahtunud kuidagi selle maailma keskmisse. Ma olen alati sealt keskmisest väljas olnud ja alles nüüd ärkamisprotsessi ja vaimse arenguprotsessi tulemusena saan aru, et see, mida ma aastaid olen miinuseks pidanud, on tegelikult minu tugevus. Ja olen ennast aktsepteerima hakanud. Ja tõesti, mulle meeldib ka neid häälikuid hääldada ja kui neid hääldada, et siis seda vibratsiooni mina lausa tunnen füüsiliselt ja kuna see minuga väga-väga resoneerus ja tunnetasin, et nagu see on see õige süsteem, mida just tähtede ja numbrite vahel kasutada, et siis sellepärast see kaldea süsteem mind ka kõnetas. Ma panen selle slaidi, kus on näha siin all see kaldea numbrites kood ja üleval on siis klassikaline Pythagorase alfabeetiline kood. Ja mis sa kohe nagu märkad, on see, et kaldea ei kasuta number 9 tähtede juures, et see on eriline püha arv, püha number, mida siis nimenumeroloogias tähtedele kunagi ei omistata. Ja kui ma kas või enda nimetähed siit üles otsin, siis need on täiesti erinevad numbrid, annavad kokku, kas samas see vibratsioon või see tulemus, mis kokku tuleb, mingil müstilisel moel ikkagi ka natukene kattub. Nii, siin ma toon siis oma nime puhul näite, et Eimi Kitsune on minu kirjaniku pseudonüüm
mille valimise ja kasutamise ma oma luulekogus ka kenasti ära põhjendan. Panen siia alla oma kodulehe lingi, kui sa soovid minu luulekogu kaarte või midagi osta, väike reklaamipaus, et siis saad mulle kirjutada või kodulehe kaudu tellida. Aga kui sa tahad luulekogu saada, siis kirjuta sellel meiliaadressil, mis ma siia alla panen, sest oma kanali jälgijatele ma teen 2 eurot soodustust, ehk siis luulekogu hind tuleb 15, mitte 17 eurot ja saatekulu siis 3. Nii, aga reklaamipaus läbi, lähme numeroloogiaga edasi. Ja siin on siis ära näidatud siis, kuidas kõigepealt ma olen oma eesnime, keskel siis sünninime, perekonnanime ja paremal siis praeguse perekonnanime numbrid kokku arvutanud. Praeguse perekonnanime puhul tuli ainult juurnumber, kahekohalist ei tulnudki. Ja liitsin kokku siis oma sünninime numbri ja sain siis nime numbriks 33,6, mis on ka hästi selline huvitav number Kaldea süsteemis. Ja üllatus, mina, kes kogu aeg olen arvanud, et rahamaailm ja äri ei ole minu jaoks, tundub, et see on minu üks elu õppetunde, et ma õpiksin nii-öelda raha vastu võtma ja ka äriliselt mõtlema. Ja huvitav on see, et selle numbri kohta Kaldea savitahvlitel originaalis ei ole kirjeldusi küll säilinud, aga tänapäeva tõlgenduses peetakse seda sarnaseks numbriga 24,6, kuid natuke võib-olla suurema rõhuga, ettevõtlus, materiaalne edu ja vastutustundlikule juhtimisele, ärieetikale. Et see peitub siis mu sünninime taga. Nii, ja lühidalt siis panen siia teile ette, pikalt ei räägi, et saad pausile panna ja vaadata, et need juurnumbrid 1-9, et siis kannab siin iga number Kaldea numeroloogias siis oma energiat, mis on siis seostatud taevakehadega ja 9 on siis püha number, mis ei ole otseselt siis taevakehaga seostatud, see on universaalne kaastunne, lõpule viimine, humanitaarsus ja soov teisi teenida. Nii, ja 33. kohta siis tavanumeroloogia ütleb, et see on õpetaja, tervendaja, teenimise number ja varjupool sellel numbril on siis enda unustamine või enda vajaduste tahaplaanile jätmine. Ja number 6, mis on ka taros armastajate kaardi number, on siis hoolimise, vastutuse, õpetamise ja teenimise number. Ja jällegi varjupooleks on siis eneseohverdus ja kontrollivus. Nii, kui ma siia juurde nüüd lisan oma praeguse nime, siis ma saan vibratsiooni 26,8, ehk siis see on see, kus ma siis praegu vibreerin ja tundub, et Kaldea süsteemi järgi ma olen saanud materiaalse karmaarvu, mis ongi raha ja vastutuse õppetundidega seotud, aga samas, kui sa meenutad seda minu nime arvu 33,6, siis ka see viitas sellele, et üks suuremaid õppetunde siin elus on siis nii-öelda materiaalses maailmas toimetamine karmade rahaga. Ja panin siia siis ka oma kirjaniku nime ja selle kanali nime Emi Kitsune. Ja minu üllatuseks, see ei ole üldse planeeritud, et ma ei mõelnud numeroloogia peale, kui ma selle nime kasutusele võtsin, et selle nime vibratsioon on täpselt sama Kaldea süsteemi järgi nagu minu elude number, suurelude number. Ja kui eraldi võtta, siis see Kitsune kattub siis minu praeguse nime numeroloogia
järgi siis selle numbriga 26,8 ja Amy annab siis 6, mis on taras armastajate kaart ja ka kaksikleekide sümbol. Et tegelikult juba minu elu hingemissioonis kaksikleekide teema on sisse kirjutatud, et võib-olla ma kunagi teen sellest isegi video, et räägin sellest siis põhjalikumalt, et kuidas ma seda seal näen. Nii et sünkroonsused. Nii, hingenumber ehk tahtenumber olid siis kõik vokaalid. Et mis on nüüd hästi huvitav, et kui võrrelda minu sünninime ja praegust nime, siis see juurarv on täpselt sama. Number 8 sünninimes on ka 17 juures. Ehk siis 17 on taras tähearv, kaitse, tunnustus, positiivne mõju, üks paremaid arve, unistuste täitumine. Et see on siis nagu sündides juurde antud, aga see jõunumber 8 ja materiaalne karma, materiaalne maailm, karmad rahaga, võimuvõitlused, siseheitlused, see on siis nii sünninumbris kui ka praeguses numbris siis esindatud. Ja väline isiksus ehk konsonandid ehk millisena ma teistele paistan, on siis sündides kaasa tulnud 16,7 ja praeguse nimega siis 18,9. Et nii, 16, see tähe eesnime, see ma olen kõik siia pannud, et võib-olla siis pakub huvi. 17,8 ehk siis see maagide täht, mis on mu eesnimega seotud, on siis 8-arvuline Veenuse täht, mida peetakse siis üldiselt soodsaks numbriks. See annab kaasa tugeva iseloomu, vaimse arengutõuke ja võime raskustest üle kasvada. Vabandust. Nii. Selle numbri mõju all olevad inimesed jätavad endast tugeva jälje ja neid mäletatakse kaua. Nii et eesnimi on mul vanematel väga hästi valitud. Ja 16,7, millele ma siin ka vihjasin, on siis tegelikult tornikaardi number taros ja purustatud torni nime, ta kannab ka kaldeasüsteemis, et need kahekohalised numbrid kaldeasüsteemis ongi hästi huvitavad, et igale sellele numbrile on siis ka oma nimetus antud, et see on siis välgutabamuse saanud torn, mille tipus kukkub krooniga mees. Tarokaardis siis 2 inimest, mees ja naine, kukuvad tornist alla. Et seda peetakse üheks kõige keerulisemaks numbriks. See viitab kaotustele, ootamatustele, vapustustele ja eluplaanide purunemisele, mida kõik olen ka elus kogenud. Ja sellest tekstist, kus ma selle võtsin, sai välja lugeda siis seda, et selle numbri mõju all olevad inimesed sageli siis kogevad lähedaste kaotusi või sügavaid emotsionaalseid lahkuminekuid ja võivad oma tundeid alla suruda ning harjuda elama emotsionaalses tuimestuses. Ja kusjuures aastaid ma ka seda tegin, kuni ühel hetkel siis see ärkamisprotsess selles energias elu pannud edasi elada. Ja tõesti neid kaotusi ja surmasid, lähedaste surmasid on mu elus omajagu olnud. Ja 18,9 on nii-öelda verikuu all olev number, hundid ja koerad, selline dünaamika on nendes numbrites, et see number seostub võitluste, konfliktide, revolutsioonide ja tugeva materiaalsete eesmärkide poole püüdlemisega. Et selle numbri mõju all olevad inimesed on töökad ja saavutustele orienteeritud, aga nad võivad muutuda liiga eneseõigustavaks ja see number võib viidata ka pingetele perekonnas ja lähedastes suhetes, et kui tasakaalus ollakse väljas. Nii, video venib seekord üsna pikaks, eks ma panen siia alla need ajatemplid ka.
aga tahan teile siiski natukene ka seda kõrgema mina kolmnurka lahti seletada, kuidas seda siis arvutatakse ja kuidas need numbrid saadakse. Et noh, tulebki see tagurpidi kolmnurk joonistada ja keskele ring ja sinna ringi siis väike ja suur elutee number läheb. Need on seal paigal. Ja sünnipäev ehk isiksuse number, ehk kuidas inimene ennast väljendab, kirjutatakse sinna alla tippu. Et kui on ühekohaline, no siis ongi 7/7, noh, lihtsalt võib ka 7 kirjutada, et seal nagu teise numbri mõju ei ole. Üleval vasakul on siis kuu energia, mis kannab siis välist elu. Minul siis 12/3 murruga. Ja üleval paremal on aastanumber, mis sisemaailma kajastab. Minul siis 22/4. Nii, ja nüüd kuidas saadakse siis need teised numbrid siin. Et Tarma number ehk võti edukaks eluks saadakse, kui liidetakse siis välise elu ja sisemaailma ehk kuu ja aasta juurnumbrid kokku. Ehk minu puhul siis 3+4 on 7 ja noh, 7 jääbki sinna, sest 7/7 tähendabki 7. Väline energia on siis sünnikuu ja sünnipäev, juurarvud kokku liita. 3+7 on 10, 10/1 on siis minul. Ja sisemine energia saadakse sünnipäeva ja aasta juurarvude kokkuliitmisel ehk siis 7+4 minul on 11/2. Ja noh, siis saab tabelist vaadata, mida siis need numbrid tähendavad. Küll aga sellesama kolmnurga alusel saab ka siis eluvaate numbri kokku arvutada. Ja selleks siis selle kolmnurga välisküljed, mitte ringi sees olevad elutee numbri juurarvud, vaid välisküljel kõik need numbrid. Minul siis 3, 7, 4, 1, 2 ja 7 ja saan siis kokku liites 24 6-le. Ja see number siis näitab minu arusaamist ja väärtusi elus ja kirjeldab üldist maailmavaadet. Ja siin on siis toodud siis ka, milline on siis nii-öelda selle numbri kandja siis, kui ta on tasakaalus ja milline on siis, kui tasakaalust väljas. Et kui sa tahad lugeda seda, pane stopile. Aga jällegi, mida sa saad teha, siia slaidi peale ma panen kõige lõppu ka kõik need juurarvude tähendused. Et sa ei saa võib-olla neid kahekohalisi vaadata. Nii, ma kindlasti võib-olla nendest kahekohalistest ka mõned videod kunagi teen. Aga juurarvudega, noh, eriti siis sünnipäevade puhul, siis tuleb välja tuua see, et meil on 31 päeva, kõige rohkem kuus. Ja need saab siis nii-öelda siia tulpadesse jaotada. Et seda ühekohalist arvu nimetatakse siis juurarvuks ja kui need niimoodi tulpadesse jaotada, siis no näiteks number 4 energiaga on nii 4., 13., 22. kui ka 31. kuupäeval sündinud inimesed. Et kui sa nii-öelda neid juurarvude energiaid tead, siis mingis mõttes see annab ka sulle juba aimu, kuidas siis tõlgendada. Nii, aga vaatame siis need juurarvud kiiresti ükshaaval läbi, et teeme siis niimoodi, et ma ei hakka pikalt rääkima. Igaüks saab oma numbrid välja arvutada, saab pausi peale panna ja ma võib-olla isegi panen selle slaidi esituse lingi siia alla, et siis sa saad endale selle arvutisse laadida ja lugeda siis, mis sinu numbrid tähendavad. Et number 1, number 2. Mida sa kindlasti märkad, on see, et sarnasus selle tavanumeroloogiaga on täitsa olemas. Soovitan siis numbrite keele
külastada ja sealt ka erinevate numbrite tähendusi kuulata, saad palju lisa. Võib-olla siis otsida ka seoseid astroloogiaga, kuna iga numbri, juurnumbri taga on siis veeriv planeet. Ja number 5 me oleme siin palju rääkinud. Ja 3, 6 ja 9 on niinimetatud taevase kolmiku numbrid, et mis siis võib-olla sellest ma teen ka eraldi video, et ma vaatan, et muidu läheb väga pikaks, et taevase kolmiku numbritest võib-olla siis jätan meelde video teen. Nii. Ja nagu öeldud, siis nime puhul võib-olla selle 9 järel seda planeeti ei panda, aga kui muidu juurarvuna välja tuleb, siis 9 on ka Marsi energiaga. Ta on taevase kolmiku viimane number ja võib siis, kuna Marss on sõja jumal ikkagi vanas mütoloogias, Kreeka mütoloogias, siis võib ikkagi ka seda sõjakust siin esineda. Meistriarvudele väga palju tähelepanu ei pöörata Kaldea süsteemis. Pigem on siis nii-öelda see 11 ja 2 ehk siis need numbrid esiplaanil. Siin nende kohta ka võib-olla natuke. Ja kõige lõpus on siis mõned kasutatud allikad, siin on ka mõned kalkulaatorid, on võimalus ka sellist töövahendit kasutada, et oma numeroloogiline kaart valmis teha, et võid siis neid lehekülgi ka külastada. Nii, anna siis teada, kas sind ka see süsteem kõnetas ja kas sa oled huvitatud, et ma edaspidi ka, kui ma seda teemat käsitlen, siis jagan, mida põnevat ma selles valdkonnas olen avastanud. Aga kena päeva sulle ja kohtume järgmistes videotes.